Nii, aga head komisjoni liikmed, kell on saanud 13.15, et teen ettepaneku kohe siis ka selle nädala töökava kinnitada, et kui keegi selle vastu ei ole, töökava on kinnitatud. Aitäh teile. Ja selle nädala meie põhiline päevakorrapunkt on siis riigile kuuluva põlevkivi kaeveõiguste müügi otsuse tehingu tingimuste kujunemine ja selle läbipaistvus. Et võib-olla siis taustaks, et me seda küsimust arutasime nüüd aprillis, et 2 nädalat tagasi, et tol hetkel oli väga sisuline arutelu, aga mitmed küsimused on meil jäänud õhku ja täna on võib-olla ka natukene teine koosseis, kus me seda küsimust arutame, et ma võib-olla kohe ka tutvustan ka meie külalised. Esiteks, et nagu ka eelmisel komisjoni istungil, ka sellel komisjonil on meil siis esindatud Enefit Industry juhatuse esimees Lauri Karp, suur aitäh tulemast. Samuti on kohal riigikontrolör Janar Holm, suur aitäh teile tulemast. Meil on ka Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Reet Siilover, aitäh tulemast. Samuti on meil ka täna Elering juhatuse liige Erki Sapp. Aitäh tulemast. Et taustaks veel ka selline info kohe komisjoni liikmetele, et meil oli kutsutud ka Kliimaministeeriumi, ka Rahandusministeeriumi esindajad, oli kutsutud ka Eesti Energia nõukogu. Ja ma korra tuletan meelde, esiteks Eesti Energia nõukogus on Kliimaministeeriumi esindaja, on Rahandusministeeriumi esindaja. Ja väga huvitav olukord tuli selline vastus, et Eesti Energia nõukogu ei osale istungil, kuna nemad on juba siis oma vastused andnud ja nad ei näe põhjust, miks nad peaksid osalema. Veel üks oli ka selline huvitav olukord, kus siis eraldi oli kutse mitu korda välja saadetud nii-öelda nagu on nimetatud põlevkivi ekspert Eesti Energia nõukogus Priit Rohumaale, kes siis, nagu ma saan aru, algselt ka ütles, et ta tuleb kohale telefoni teel, aga siis mingi hetk tuli ka temalt kiri, et tema siiski kohtumisel ei osale. Ja miks oli tegelikult ka korruptsioonivastasel erikomisjonil huvi, et just see nõukogu liige osaleks, esiteks, kuna tal on viidatud kui just sellise põlevkivi ekspertile, aga on ka veel üks huvitav aspekt, et Priit Rohumaa oli kunagi VKG juhatuse esimees, kes kunagi oli ka nende inimeste seas, kes ka algatas kõiki neid kohtuvaidlusi seoses selle Uuskiviõli kaevandusõigusega. Ja siin oligi nagu ka korruptsioonivastase erikomisjoni huvi, et kuidas sellistes olukordades võimalikud sellised huvide konfliktid taandatakse, kas oli võimalik, et ikkagi mingisugune suhtlus VKG-ga jätkus, et kuidas siis sellises olukorras oli käitutud. Ja võib-olla teine aspekt, mis jällegi tekitab küsimusi, on see, et kuidas nii Rahandusministeerium, aga ka Kliimaministeerium on nii-öelda distantseerinud end antud küsimusest. Et juba eelmine kord, kui Kliimaministeeriumist oli kutsutud nii esindaja, oli kutsutud minister, too hetk vastati, et ministeerium ei ole mitte kuidagi seotud selle küsimusega. Siis ka seekord tuli samasugune vastus, et ma ka loen selle ette, et Kliimaministeerium ei ole osalenud Uuskiviõli põlevkivi kaeveala müügi otsuse kujundamises, selle ettevalmistamise tegemist oli ettevõtte vahelise tehinguga. No siin aga tekib laiem küsimus, et kui meil on ikkagi Eesti Energias nii Rahandusministeerium kui Kliimaministeeriumi esindajad, et kuidas on võimalik, et Kliimaministeerium väidab, et nemad ei ole kuidagi sellega seotud, et kes meil siis ikkagi omanik on, et justkui omanikku ei ole. No et võib-olla see on ka küsimus, mida me ka saame täna siin laiemalt arutada, me saame riigikontrolöri hinnangut ka sellele küsimusele. Aga muidugi minu suur tänu nendele inimestele, kes täna siin komisjoni istungil osalevad. Ja nüüd, mis arengud on vahepeal olnud, et viimane kord lõppes küsimus sellega, et komisjonil oli huvi teada, et mis on siis see tehingu maksumus, tehingu, eks ole, summa, mis on tingimused
Ja too hetk küsimus sinna paika, et tegemist on ärisaladusega, et ei ole võimalik seda komisjonil näidata. Nüüd vahepeal ilmus info meedias, et tehingu maksumus oli 15 miljonit. Samas komisjon on pöördunud Eesti Energia poole, et see nüüd on olnud, ma arvan juba 2 nädalat, et vahepeal on see kirjavahetus olnud, et ikkagi komisjonil oleks soov, nüüd kui see ärisaladus oli ka juba otse-eetris avalikult välja öeldud, kas on ikkagi võimalik tutvuda selle sama dokumendiga, et vaadata seda numbrit, vaadata muid tingimusi ja et siiamaani ei ole komisjon saanud seda võimalust. Et võib-olla ka siin saaks Enefit Industry vastata, et miks ei ole esiteks saabunud mitte ühtegi vastust, ja miks siis komisjoni liikmetel ei ole võimalik näha neid dokumente. Aitäh! Austatud komisjoni esinaine, austatud komisjoni liikmed. Enefit Industry on 29. aprilli kirjas edastanud väga selged põhjendused, miks see tehing ja tehingu tingimused on saladus ja ärisaladus. Seega see viimane kommunikatsioon ei ole vana. Me oleme seda sedastanud ka, et me ei täida avalikku ülesannet ja see tehing ei erine tavapärasest tehingust 2 eraõigusliku subjekti vahel. Me viitame põhiseadus paragrahv 31, põhiseadus 32 peale, mis väga selgelt kaitseb 2 ettevõtte vahelisi tehinguid. Nii et nii palju siis minu sedastus selle kohta. Ja et erikomisjoni poolt oli tehtud ettepanek just selle ärisaladuse kaitseks, et teha nii, nagu oli näiteks Nordica erikontrolliga, et too hetk oligi kokkulepe, et ainult erikomisjoni liikmed saavad tutvuda materjaliga, aga seda saab teha eraldi spetsiaalses toas arvutis, mida siis edastas too hetk ministeerium ja enne ruumi sisenemist siis korjati ka kõik vastavad seadmed, mobiiltelefonid, muud seadmed siis ära, et vastavalt sellele ka oleks võimalik seda ärisaladust kaitsta. Et mis põhjusel ka selline variant siis pole sobinud? Me oleme varasemas kirjas tõstnud esile, et kui komisjoni liikmetega sõlmitakse eraldi vaikimisleping ja me saame kindlad olla, et see info selles ruumis mitte kunagi ei lahku, siis on mõeldav selline. Rain Epler. Ja aitäh, ma Lauri korraks küsin, et kas kui seda sinu lauset tõlkida, siis ma saan aru, et sa ütlesid, et Riigikogus, kui on interneti mitte ühendatud arvuti ja kui on eraldi ruum salajaste dokumentidega tutvumiseks, siis ma ei tea, kas see oli su isiklik seisukoht või teie ettevõtte seisukoht, et teie ei pea seda usaldusväärseks. Kas ma sain õigesti aru? Aitäh. Suur tänu selle eest, et ma ei andnud hinnangut usaldusväärsuse kohta. Ma kirjeldan, kuidas on äripraktika Eestis, isegi kui ei ole tehnilisi seadmeid, siis ärisaladust tuleb hoida ka mälus, ka ruumist lahkudes, et see oli see. Rain Epler. Mul teine küsimus tegelikult selle, sa ütlesid, et see on sama tehing nagu iga teise eraõigusliku ettevõtte vahel, et lihtsalt et saaks aru, milline see sinu interpretatsioon on, et kas see tuleneb sellest, et Industries on nüüd kontsernis nii-öelda tütarettevõtet, seal on üks kiht vahel, ehk et ütleme, et kas sinu käsitlus on see, et Eesti Energia kui kontserni mõttes omanik nagu võiks saada huvi tunda, aga kuna nüüd Industries on juba nagu nii-öelda üks tase alla, et siis ta on sinu käsitluses täiesti eraõiguslik ja siis enam riigi kui ainuomaniku esindajad ei peagi nagu teabel ligi saama, aitäh. Eesti Energia kontserni struktuur on läbivalt eraõiguslik, sõltumata sellest, kas tegemist on Enefit OÜ-ga või Enefit Industry OÜ-ga või Eesti Energia aktsiaseltsiga. Omaniku struktuur ei oma antud kaasuses mõju. See, et meil on Rahandusministeerium omanik
ei muuda asjaolu, et ärisaladus, mis on siis meil teise ettevõttega kokku lepitud, ei saa avalikuks seeläbi, et meil on riik kaudselt ja otseselt omanik. Ma annaks võib-olla korra sõna. Okei, Rain. Viimane täpsustus on see, et aga siis nii kontserni kui teie ettevõtte suhe rahanduse ministriga, kas see on analoogne sellele käsitlusele, nagu te käsitlete Riigikogu liikmeid, et ma saan aru, et selleks, et rahandusminister saaks infot, siis temaga sõlmitakse sarnase see konfidentsiaalsusleping või seal on teil mingisugune teistsugune käsitlus? Aitäh. Meil on reeglina meie nõukogu liikmed, juhatuse liikmed ja siis omaniku poole esindajad, niinimetatud püsiinsiderid, kes on juba automaatselt saladuse hoidmise nõuetega. Me oleme börsiettevõte ja börsiettevõtte puhul kehtivad veel eraldi reeglid. Riina Sikkut, palun. Ja ma küsiksin kõigepealt komisjoni esinaiselt, et mis on see küsimus, millele vastust otsime, et tõepoolest rahvas on öelnud, et usaldus poliitikute ja Riigikogu vastu on suhteliselt madal, et me võime usalduse küsimust siin arutada eraldi ja tehnilisi võimalusi lepingu lugemiseks, aga mis on see, mida me lepingust teada tahame saada? Ja, aitäh, et nagu ka juba eelmisel istungil, et siis oli soov kinnise istungi raames saada teada, mis on siis tehingu maht, summa, kuidas siis selle summani jõuti, siis millised olid need arvutuslikud väärtused. Samuti, nagu me saime teada, et tehingus on erinevad muud tingimused, samas neid tingimusi pole avalikustatud ja tegelikult siiamaani, et me ju tegelikku hinda ei tea, et on olnud üks summa, mis kõlas meedias, aga mitte ühtegi tõendit me näinud ei ole. Ja nagu hiljem tuli välja, et praegu tuleb välja, et ministrid ka taandavad end sellest küsimusest, et siis tekibki muidugi paratamatult küsimus, et mis on siis põhjus, arvestades ka seda, et kui see number oli juba avalikult välja öeldud, ehk siis nii-öelda justkui see number, mis oli ärisaladuseks, et mis on siis probleem, näidata seda tehingut komisjonist. Mina saan aru, et kõige suurem küsimus esialgu oligi see hind, ehk siis mis hinnaga seda õigust, kaeveluba õigust müüdi. Ja seda enam on põhjendatud küsimus, et mis siis probleem nüüd on. Ja nagu ma mäletan, et eelmine kord, et oli Eesti Energia poolt kõlanud sõnum, et tegelikult nemad ei näe probleemi selles, et ikkagi erikomisjonile seda küsimust näidata. Aga samas, et erikomisjon peab siis kirjutama, et kuidas nad saavad tagada salajasuse. Ja nüüd ma saan aru, et ikkagi need põhjendused ei ole sobinud. Ja nagu ma saan aru, et põhjus, miks ei soovita seda näidata, et see, kas see peitub siis VKG soovis või siis on ikkagi jätkuvalt nii-öelda Eesti Energia soov. Ma üldiselt olen nõus, et eks teadmine on parem kui mitte teadmine, aga et siis me tegeleme siin selle põhimõttelise vaidlusega, et Riigikogu liikmetel peaks olema infole ligipääs, mitte nii palju sellega, et mis puudutab põlevkivi kaeveõigust, kellel see on, ei ole, vaid see põhimõtteline vaidlus, et me tahame näha infot, mida meile seni pole näidatud, jah? See vaidlus on meil alati, mitte ainult selles küsimus. See vaidlus on põhimõtteliselt olnud peaaegu siin iga komisjon, alates Omnivast lõpetades need majandusuuringutega, kus siis täpselt samamoodi ei edastata materjale, aga siin on ikkagi vaidlus palju tõsisem, et arvestades seda, et kuidas tehingu asjaolud ja kogu see teema avalikuks tuli, arvestades seda, et kuidas on ministeeriumid sellest distantseerinud ja arvestades seda, kuidas on ikkagi see info varjamine toimunud. Siin ongi, et võib-olla ma siis uuesti esitan selle küsimuse Enefit Industriale, et nüüd, kui see summa on ikkagi kõlanud, et selle summa osas oli mitu korda siis arutelu, et ma saan aru, et eraettevõte ei ole soovinud, et see oleks läinud avalikuks. Nüüd eraettevõtte esindaja ise avalikustas selle, et mis siis nüüd on küsimus või probleem, et miks siis ei ole võimalik edastada siis tehingu detaile. Aitäh.
Ma tulen tagasi selle võib-olla see algusküsimuse juurde, et tehinguga seotud lepingud sisaldavad ulatuslikku ärisaladust, hinnastamise loogikat, kommertstingimusi. Tegemist on kahe eraõigusliku isiku vahel sõlmitud lepinguga, mille info avalikustamine kolmandatele isikute ilma õigusliku aluseta kahjustaks Eesti Energia Enefit Industry ärihuve ja konkurentsipositsiooni. Me peame eristama kahte rolli. Me peame eristama riigi rolli Eesti Energiast läbi Rahandusministeeriumi ja Riigikogu komisjoni rolli. Meil on jätkuvalt ebaselge komisjoni pädevus antud teemat käsitleda. Me ei tea siiamaani, mis on see ülesande püstitus. Ja Rahandusministeerium omanikuna täidab oma ülesandeid vastavalt äriseaduslikule ja Eesti Energia põhikirjale. Omaniku esindajal ei ole piiramatu ligipääs Eesti Energia informatsioonile. See ligipääs on selles ulatuses, mis on vajalik omaniku õiguste täitmiseks ja teostamiseks. Ja see toimub ka vastavalt konfidentsiaalsusnõuetele. Juhul, kui on vaja neid juurde lisada, siis ka omaniku poolt täidetakse need nõuded. Ja siin tulebki nagu eristada, et Riigikogu korruptsioonivastase komisjoni pädevus ei ole samastatav omaniku õigustega ega anna automaatset õigus nõuda ärisaladust ja teavet eraõigusliku äriühingute lepingute kohta. Meil on tuhandeid äripartnereid, kümneid tuhandeid lepingud. See ei ole mõeldud selleks, et need lepingud muutuvad ühel hetkel nii-öelda ajalehtedes loetatavaks. Aitäh, jah, et te võrdlete Riigikogu komisjoni ja võrdlete Rahandusministeeriumiga, et nüüd kas Rahandusministeeriumile esiteks, kas ministrile oli siis teada antud sellest tehingust, sellest lepingust, kas ka Rahandusministeeriumil on olemas ligipääs sellele tehingule või siis ka nendel ja ka ministril ei ole ligipääsu ja minister ei ole näinud samuti seda tehingut? Ministriga toimub suhtlemine nõukogu tasandil. Selleks on meil ka vastavad Rahandusministeeriumi esindajad, nii et ma selle küsimuse jätaksin siis nende esindajate vastata. Nagu ma saan aru, et te ei tea, kas minister on näinud seda lepingut või ei ole? Olen ministriga sellest teemast rääkinud. Aitäh. Et ma sooviks tegelikult siin ka korra riigikontrolöri hinnangut sellele, et just selle võib-olla info osas, et ka see, et võib-olla kuidas võib-olla laiemalt, et erikomisjonile, et tegelikult ei edastate infot ka siis, kui erikomisjon pakub enda poolt erinevaid võimalusi salajasuse hoidmiseks, salajasuse tagamiseks ja võib-olla ka selline laiem vaade kogu selle protsessile. Aitäh. Aitäh, siin on väga palju kihte esmalt selle juurdepääsuga seonduvalt siis jah, tõepoolest Riigikogu liikmetel on õigus juurde pääseda infole, mis on vajalik nende tööks, et selles mõttes tuleb see ära määratleda, aga kindlasti tähendab ka see seda, et kui tegemist on ärisaladusega, siis see peab ka jääma nii-öelda ärisaladuseks nende Riigikogu liikmete nii-öelda teadmises siis, et väljapoole, et täpselt nii nagu kui Riigikontroll küsib andmeid, siis ka Riigikontrolli jaoks on see ärisaladus, nii et jah, selles mõttes ma arvan, et see piiride küsimus, et milliseid andmeid Riigikogu liikmetele esitada tuleks, millisel viisil edasi, ongi laiem küsimus, seda on ju ka, nagu te õigesti viitasite, on varem siin esile toodud. Ma lisaks igaks juhuks selle aspekti toon juurde, et siin tuleb arvestada ka nüüd nii-öelda mitte ainult Enefiti aspekti, vaid et ka VKG on see partner, et see tema vaade siis on siin oluline, ehk siis tema huvide kaitse, aga jah, lühike vastus on see, et Riigikogu liikme tööks vajalikku informatsiooni
peaks Riigikogu liikmed saama, siis sobival viisil. Noh, kui siin on erinevaid alternatiive pakutud, eks neid tuleb arutada. Ma siin täpselt konkreetses asjas ei oska veel seisukohta võtta. Aga see, mis puudutab sellist laiemat vaadet, siis jah, Riigikontroll on otsustanud, et me mingit suurt mahukat auditit sellel teemal ei tee, aga jah, soovime tutvuda ja oleme vastava info saatnud ka Enefitile, Eesti Energiale, et tutvuks selle lepingu ja siis nende kaalutlustega, mida nõukogu seda otsust tehes arvestas, aga ma ütlen ka igaks juhuks selle välja, et juhul, kui me oleme sellega tutvunud, siis ka meile kehtib see ärisaladuse piirang, et ka järgmine kord, kui me tuleme rääkima, siis me ei saa, kui see infovahetus toimub, siis me ka siin ringis või ka laiemalt peame arvestama nende piirangutega, mis väljastpoolt tulevad. Ma korra küsin, et ma saan aru, et te olete siis teinud põhimõttelise otsuse, et ikka ka teostada Riigikontrolli poolt vastav, eks ole, nii-öelda kontroll, järelevalve ja te olete juba ka välja küsinud või plaanite välja küsida selle dokumendi, et kui te olete välja küsinud, kas te olete juba saanud, eks ole, selle tehinguga tutvuda? Ja ei, me selles mõttes suurt auditit ei plaani, aga lihtsalt tutvuda nende materjalid, nagu ma viitasin lepinguga ja siis kaalutlustega, mis nõukogul olid selle otsuse tegemisel andmete küsimiseks seoses me kirja saatsime minu arust selle eelmise nädala teisipäeval, ja hetkel veel vastust ei ole saanud, aga ma arvan, et hetkel ei ole ka põhjust sellepärast muretseda, et eelmisel nädalal oli lühendatud töönädal ja nii edasi, et küllap see informatsioon tuleb. Ja, et loodame jah, et Riigikontrollile edastatakse kogu see info, et võib-olla ma sooviks ka Riigikontrolli hinnangut, et sellisele ka, see on nagu laiem küsimus ja võib-olla see on ka küsimus, millele te olete varasemates muudes Riigikontrollides viidanud, et võib-olla selline omaniku nagu riigiettevõtete ja omaniku vaheline nii-öelda järelevalve suhe ja see, et kuidas siis ikkagi omanik käitub erinevates olukorras, et nagu ma siin istungi alguses juba juhtisin tähelepanu, et ükski ministeerium juba teist istungit järjest ei soovi saata oma esindajaid, väites, et nemad ei ole kuidagi selle küsimusega seotud, vaatamata sellele, et tegelikult nõukogus on mõlemad ministeeriumid, nii Rahandusministeerium kui Kliimaministeerium esindatud. Et aga väide on, et ikkagi kogu see nii-öelda lubade teema pole üldse nii-öelda ministeeriumite hallata, ministeeriumite teema, aga samas, eks ole, nad ju mõned ministeeriumid kannavad omaniku rolli Eesti Energias. Et võib-olla teie hinnad, et kas see on selline nagu tavaolukord, et võib-olla selliste suurte teemade või projektide puhul, aga ka nagu tehingute puhul, et meil kuidagi selline vastutus ja omaniku vastutus on natukene hajutatud. Jah. Jah, eks tuleb vaadata, mis lepingutes on, et küsimus on, et kas see väljub siis sellest raamidest, mis on omaniku poolt antud, et mis informatsiooni ta peab valdama või mitte, et kindlasti ta tundub kaalukas küsimus. Ühelt poolt arvestades ka seda, mis huvi selle vastu tekkinud on, nii et ma arvan, et mida tihedam ka sellistes tundlikes küsimustes suhtlus omanikuga, seda parem. Et kindlasti on mõistlik, kui omaniku esindaja, antud juhul siis rahandusminister, kindlasti oleks informeeritud seda laadi tehingutest. Jah, sest siin ongi see küsimus võib-olla, kuhu ma püüan jõuda, et ongi see, et kui ministeeriumid väidavad, et kogu see küsimus ei ole nendega seotud, ometigi on nende esindajad nõukogus, et siis tekibki küsimus, et keda siis need nõukogu esindajad siis esindavad, et kas nad siis ei esinda omanikku, ehk siis nad ei esinda ministeeriumi, ei esinda riiki, kui tänaseks on mõlemad ministeeriumid ennast taandanud sellest küsimust, et võib-olla siin ongi küsimus Riigikontrollile, et kas te näete siin nagu sellist ohtu? Tegemist on siis ministri poolt nimetatud nõukogu liikmetega, et seal nad on siis nõukogu liikme vastutusega loomulikult selles nõukogus, et
et jah, ma ei oska kommenteerida, miks ei tuldud, et seda peavad nemad kommenteerima, ministeeriumid ise. Aga võib-olla, kui sellist asja tohib küsida, et ma saan aru, et tavaliselt, et kui Riigikontroll, eks ole, teostab sellist kontrolli, et siis püstitatakse, eks ole, erinevad ülesanded, nii-öelda küsimused, et ma saan aru, et see põhiline küsimus on teil, mida te soovite uurida, et kuidas, eks ole, see otsus sündis, mis kaalutlustel, kuidas on see omaniku ootustega seotud, aga ka selline küsimus, kas te hindate ka seda, et võib-olla see väärtus, eks ole, mis siis sellest tehingust saadi, et kas see on õiglane hind, õiglane väärtus? Meil praegu on hetkel plaan vaadata, et mis täpselt on kokku lepitud ja mis need kaalutlused nõukogu poolt olid, et ma arvan, et selle pealt saab täpsemalt vaadata, mis täpselt öelda. Hetkel tahame kaalutlusi vaadata täpsemalt. Ja, aitäh, et mul on küsimus Enefit Industry esindajale, et eelmine kord ja see on ka meedias läbi kõlanud, et senisest rohkem on nüüd lähtutud ja lähtutakse omanike ootustest. Aga samal ajal, nagu ma ütlesin, et siin Kliimaministeerium on end distantseerinud, Rahandusministeerium on end distantseerinud, et kuidas siis teie mõistes, et kes siis nagu omanik on või kuidas siis seda defineerida? Mul on väga raske kommenteerida ajakirjaniku tõlgendust, et see sõna rohkem ei ole minu tsitaat, võib-olla täpsustaks selle ära. Ja Eesti Energia omanik on Rahandusministeerium, et rohkem ei ole mul siia lisada. Samas nüüd rahandusminister on välja öelnud, et tema ei olnud teadlik sellest tehingust, et ikkagi kuidas siis see nagu suhtlus on käinud, kuidas selline asi on võimalik? Suhtlus ministriga toimub läbi nõukogu ja kuidas nõukogu liikmed ministriga suhtlevad, millal seda informatsiooni minul ei ole. Ja, et selle tsitaadi osas, et ma nüüd kiiresti leidsin selle üles, et ma ei tea, kas see on nagu teid on siis ajakirjandus tsiteerinud, et või kuidas, aga see tsitaat on jah selline, et see artikkel on ERR-is ilmunud 11. aprill ja siin on siis niimoodi, et Lauri Karp põhjendas Narva karjääri sulgemist ja uus Kiviõli kaevaväljade loovutamist sellega, et senisest rohkem lähtutakse riigi ehk omaniku soovidest, mitte võimalikest tulevikuplaanidest. Et võib-olla siin on, et võib-olla meedia on kuidagi teid kas valesti tsiteerinud, et lihtsalt, et lähtusin siin meedia tsitaadist, et kas siis te soovite öelda, et selle otsuse kujundustes siis ikkagi ei lähtunud omanike otsustest või senisest rohkem omanike otsustest, et võib-olla siis peaks nagu selle selgeks tegema. Ma kordan üle, et ma ei kommenteeri meedia tõlgendusi, et kõik tegevused, mis on meil Eesti Energia kontsernis ja Enefit Industries lähtuvad omaniku ootustest, need on meie jaoks juhtprintsiibid. Omaniku ootus on põhikirja järgne ja omanik näeb ette maavarade väärindamist. See ongi meie roll, mitte hoida maa all passiivselt varu, vaid anda see varu aktiivsesse kasutusse. See transaktsioon ja selle transaktsiooni loogika on kasulik Ida-Viru majandusele, see on kasulik ka põlevkivitööstusele, kuna sisuliselt luuakse lisandväärtus palju kiiremini. Ma rõhutan veel kord, riik on selle tehinguga ka lisaks veel kasusaaja, mida kiiremini maa alt see maavara, mis riigile kuulub, maa pinnale tuuakse ja sellest ressursitasu makstakse, mis on siin ka mõne kuuga 4-kordistunud. Seega see tehing on kasulik kogu põlevkivisektorile ja hoiab Ida-Virumaal töökohti ja säilitab töökohti.
Ja aitäh, et lihtsalt siin samamoodi veel läheb edasi, et nende viimaseid otsuseid tehes otsustati, et mõttekas on keskenduda sellele, milline on praegune omaniku ehk riigi poliitika. Ja seetõttu siis otsustati, et keskenduda tuleb Estonia kaevandusele. Et lihtsalt siin nagu mitu korda kumab läbi, et just et ikkagi omanikupoliitika oli selle otsuse keskmes rollis. Ja siis pärast, nüüd te ütlete, et ikkagi, et see ei ole nii, et ikkagi Enefit Industry, Eesti Energia vaatab ikkagi ka võib-olla rohkem ka see majandusnäitajaid, et see nüüd kõlas eelmisel istungil ja see nüüd kõlas veel ühel teisel, ma ei tea, kas on arvamuslugu, intervjuu, kuidas seda õige öelda, aga see on juba teine küsimus, mis on siis see põhjus, et on ka need muutunud võib-olla need sõnumid, et kui algselt oli põhiline sõnum, et ikkagi lähtuti omaniku ootustest, võib-olla senisest rohkem ja pärast ikkagi muudeti seda sõnumit ja nagu praegu te olete ka veidi muutnud, et ikkagi lähtuti muudest majanduslikest prognoosidest, et kuidas ikkagi nagu aru saada? Sõnum on olnud algusest peale ühtne, ühemõtteline ja omaniku ootused eeldavad ka, et riigi äriühing tegutseb majanduslikult põhjendatult ja efektiivselt. Ja antud tehing on just sellesse kategooriasse sidustatav. Uuesti ka veel see küsimus, mis kõlas eelmine kord, et arvestades, et ikkagi põlevkivi ja kogu see küsimus on tegelikult olnud suur osa ka meie varustuskindlusest, et varustuskindluse eest vastutab Elering. Et võib-olla korra teie kommentaar, et alguses Lauri Karp, et kas selles küsimus toimus ka suhtlus Eleringiga enne, kui te selle tehinguga, tehinguni jõudsite või kui oli üldse arutelu selle tehingu osas? Meil on aktsiaseltsi Eleringiga töised suhted, me arutame erinevaid teemasid, kuid antud äriküsimuses me ei küsi aktsiaseltsi Eleringi nõusolekut ega näe vajadust aktsiaseltsi Eleringi kaasata otsustesse, mis on seotud põlevkiviga. Ja aitäh, ja sooviks Eleringi kommentaari, et kas teie siis olite üldse teadlik või millal te siis saite teada, et selline tehing on kas toimumas või toimub, et kas te saite teada siis läbi meedia? Jah, tere ka minu poolt. Nagu Enefit Industry esindaja ütles, siis eraldi Eleringiga suhtlust sellel teemal Enefit Industry poolt toimunud ei ole ja Elering sai tehingust teada nagu kõik teised läbi meedia. Aga kas te näete, et see on nagu tavapärane olukord, et arvestades, et ikkagi, kuna teie olete vastutajaks varustuskindluse eest ja kas te näete, et ikkagi selles osas, et oleks võinud olla kas mingi arutelu või arusaadav, et ilma tehingu tingimuste avalikustamata, aga lihtsalt, et selline plaan on, et osa kaevandusõigusest siis liigub erakätesse, et kas te näete, et ikkagi selles osas oleks pidanud Eesti Energia teid teavitama? Ma arvan, et antud küsimuses ei, kuna antud uus Kiviõli kaeveõiguse võõrandamine ei mõjuta Eesti elektrivarustuskindlust, kuna Eesti Energiale jääv ja täna olev põlevkivivaru on täielikult piisav selleks, et
Eesti elektrivarustuskindlust tagada nii täna kui ka väga pikas tulevikus, just nimelt nende kaevandustega ja nende kaevuõigustega, mis Eesti Energia AS-i kontsernis jäävad ka pärast seda tehingut. Aga millistel alustel, kuidas te teate, et ei mõjuta? Arvestades lihtsalt, kui suured on põlevkivi kaevandamise varud, siis need on piisavad aastakümneteks Eestis põlevkivi elektri tootmiseks. Aga kas te oskate öelda, et kui suured siis on need põlevkivivarud ja kui mitmeks aastaks jätkuvad, ütlesite, et väga, väga pikas tulevikus? Ja lihtsalt kuulates ka selle komisjoni eelmise korra arutelu, siis siit käisid need numbrid läbi. Need olid jämedalt 60 miljonit tonni põlevkivi Estonia kaevanduses ja väga suur varu 170 miljonit tonni põlevkivi Estonia 2 kaevanduses. Ja nendest on kümnenditeks piisavalt. Et kas ma saan aru, et te siis kogute infot meie erikomisjoni istungitest ja te saite siis teada, et kuidas see olukord mõjutab varustuskindlust, kui suured on varud ja kui kaua neid jätkub tänu sellele, et te vaatasite, et kuna toimus eelmine kord see erikomisjoni istung? Me oleme kursis üldise põlevkivivarude seisuga selles mahus, mis on vajalik elektrivarustuskindluse tagamiseks. Lihtsalt ma toon välja, et need numbrid käisid ka siin komisjonis eelmisel korral läbi. Ja sellest tulenevalt on ka need numbrid ka komisjoni liikmetele teada. Aitäh! Aga teie eraldi ei küsi siis neid küsimusi nende varude kohta ja ma saan aru, et ka Eesti Energia esiteks teid ei teavitanud sellest otsusest ja ma saan aru, et ka siis, kui see küsimus tuli avalikuks, et tegelikult ka siis ei toimunud mingit suhtlust, et ma saan aru, et info talletamine toimus ikkagi läbi selle komisjoni. Ma kordan üle, et eelnevat info edastamist Eleringile ei toimunud. Tõsi on see, et tänane varustuskindlus ja varustuskindlus, ütleme see saartalitlusleping, sätestab selle 10 päeva põlevkivivaru ja loomulikult on see info sõltumata komisjonist teada ja see on kindlasti üks asi, kus juba saartalitluslepingu sõlmimise eel sai kokku lepitud. Priit Sibul. Aitäh. Mul Laurile küsimus, kui tohib. Natukene nüüd sellest teemast, mis sa enne vastasid, et riigil on, eks ju, huvi, nii nagu ka omanike ootustes kirjas oli, et põlevkivi siis, või maavara, mis riigil on, kasutatakse, nii nagu sa ütlesid, eks ju, Ida-Virumaa hüvanguks, seal saavad inimesed tööd toimuda. Ma mõtlen, millisel kujul ja korrat eelmine kord te näitasite ka seda ühesõnaga omaniku ootust, eks ju, teie organisatsioonile, mis puudutab siis tõesti, et seal ütleme konkreetsetest eesmärkidest võrreldes varasema omanike ootustega oli ta maha läinud ja kusagil tagapool, ma ei mäleta, kas 4. punktina või kusagil oli kirjas, et maavarasid tuleb väärindada. Eelmisest korrast, mis mind nagu jäi painama ja on mõned nädalad nagu seganud, on seesama Narva kaevandus nüüd, kuhu jääb umbes, kui ma õigesti mäletan, 30 miljonit tonni varu, mille osas te ütlesite, et see on liiga kallis, et seda kasutada. Teie ettevõttel on mõistlik minna ühe kaevanduse Estonia puhul, sest see on odavam ja mõistlikum. Et milline see omaniku ootus on, et kas, ja me arutasime ka seda, et kas teoreetiliselt on võimalik kunagi seda varu, mis siis nii-öelda tõenäoliselt ära upub või ütleme veega täitub, et justkui teoreetiliselt on võimalik seda kunagi kasutusele võtta, aga tõenäoliselt me kõik siin laua taga saame aru, et see on nii kallis, et seda mitte keegi kunagi ei tee, kui see vee alla jääb, eks ju. Et milline see omaniku ootus nüüd täpselt ikkagi on, et kui meil on täna nagu mitu toimivat kaevandust ja me ütleme, et 30 miljonit tonni võib ära uppuda ilma, et me teda kunagi kasutusele võtame, sest praegult on mõistlik ja teie ettevõtte seisukohalt ma saan aru, et see ongi mõistlik nii-öelda kasutada ühte kaevandust, et kas tegelikult nii-öelda omanikul ei olegi muud loogikat ja teie äriühinguna peategi lähtuma sellest, mis on kasumlik või on ikkagi nii-öelda omanikul mingi
ootus, et kui tal on erinevates kohtades kaevandustes need põlevkivivarud, et need saaks realiseeritud ilma, et neid niimoodi ühesõnaga siis, et nad jäävad kuhugile teoreetilisse varusse, mida kunagi enam ei kasutata, eks ju, et ma ei tea, kuigi neil on väärtus olemas, et kuidas see kirjeldus on, sest enne just viitasite, et kui te selle uus põlevkivi realiseeriti, et see riigi huvi on, et seda põlevkivi nii-öelda kaevandatakse ja nüüd on nagu see maht hästi kiireks läinud ja viimaste kuudega on nagu kõik juhtuma hakanud, et minu küsimus just nii-öelda et mil viisil teile need omaniku ootused selle varade ja varude osas on kirjeldatud, kas ta ongi nii üldsõnaliselt, nagu me seal näeme, või on spetsiifilisemalt ka kuidagi omanik teada andnud, aitäh? Meile kehtivad omaniku ootused nii, nagu nad on avalikult kättesaadavad. Rain Epler. Ja aitäh, mul on mitu küsimust, esimene on jälle Lauri sulle, teine võib-olla Elering tuleb appi, esimene puudutab seda, või ka mida uudistest sai lugeda, sedasama Narva karjääri nii-öelda siis sulgemist, et kui maapõueseadus paragrahv 16 lõige 3 ütleb väga üheselt, et maavara kaevandamisel tuleb tagada maardlasse jääva maavara kasutamis- ja kaevandamisväärsena säilimine. Ja see ei ole nüüd punkt, mis puudutab ainult põlevkivi, vaid see puudutab maavarasid laiemalt ja sisuliselt tähendab seda, et kui ei kaevandata maavara lõpuni, siis tuleb säilitada, ütleme siis karjäär või kaevandus sellisena, et seal saaks kaevandamist jätkata, ütleme siis samade kuludega või samast punktist sisuliselt, et see küsimus ongi, et milline see teie kas te nii-öelda sulgete ta, aga jääte vett välja pumpama, mis siis ütleks jällegi mulle, et siis on lihtsalt kulu ja tulu pole üldse, või te kavatsete ta lasta vett täis ja nii palju, kui mina põlevkivi tundvate inimestega nii energeetikasektorist kui geoloogide hulgast olen rääkinud, siis nemad ütlevad, et kui see vett täis lasta, et siis ei saa seda küll käsitleda selle seaduse punktiga kooskõlas olevaks, et mis see teie interpretatsioon selle pihta on. Ja teine küsimus on teile mõlemale, et eelmine kord ma küsisin riskistsenaariumide kohta ja ma kuulasin täna hommikul veel seda eelmise korra vestlust üle ja sa ütlesid, et selle info te saate hankida ja minu küsimus oli, et kui, et kas on olemas riskistsenaarium puhuks, kui ühendusi ei ole ja ma ei tea, näiteks gaasi ka ei ole, et kui me peame tegema maksimaalselt võimalikult palju elektrit põlevkivist, et kui palju meil seda kivi siis vaja on selle elektri tegemiseks ja siis Lauri su vastus oli, et selle info me saame hankida, ma ei tea, kas sa oled selle hankinud ja kas Eleringil on mingi nagu selline riskistsenaarium olemas, sest ütleme, ma saan aru küll, et Elering tahab Eesti gaasijaamu täis ehitada, aga sellega esiteks läheb aega ja teiseks, nagu me tänapäeva maailmas näeme, siis ei pruugi olla gaasi, mida põletada. Kas sellised riskistsenaariumid on läbi mõeldud ja mis on sellisel juhul põlevkivi kogus? Aga võib-olla kõigepealt see esimene küsimus selle maapõueseadusega kooskõla kohta, aitäh. Suur tänu selle küsimuse eest, et võib-olla kõige õigem on anda see vastus andmine Keskkonnaametile, sest et tõsi on see, et kaevanduse sulgemine toimub keskkonnaloa alusel ja pädev asutus ehk siis Keskkonnaamet annab meile kõigepealt tehnilised tingimused, kuidas see sulgemine toimub. See sulgemise otsus on vastu võetud ja Keskkonnaamet sätestab siis, mis on need keskkonna nii-öelda ohutud sulgemisviisid ja selge on ka see, et maapõues olev maavara ei lähe hapuks või pahaks, kui maa pinna peal on vesi. Maavara saab kaevandada uue taotletava keskkonnaloa alusel. On võimalik ka valida teistmoodi kaevandustehnoloogia, kui selleks tekib vajadus. Täna meie ei näe, et meil oleks põlevkivi puudus. Me oleme kogu kaevanduse operatsiooni viinud Estonia kaevanduse, mis tagab meile kogu vajamineva põlevkivi tonnaaži kõige soodsama hinnaga. See transaktsioon, millest viitate Narva karjäär, ehk mis ei ole seotud Uuskiviõliga, oli sarnaselt puhtmajanduslik otsus ja ma tõesti arvan, et Keskkonnaamet saab täpsustada, kuidas toimub kaevanduse sulgemine ja missugustel eeldustel.
mõtlesin, et ma korra täpsustan selle, võib-olla kuulan Keskkonnaamet. ja Keskkonnaamet, palun. Ja seoses Narva karjääriga tegelikult Keskkonnaametile veel taotlust ei ole esitatud. Seega meie mingisugust otsust veel ei ole teinud, kas seda siis karjääri korrastada ja millisel viisil korrastada. Et meil on kunagi 2005. aastast on selline eelprojekt, aga see on ka tõesti kõik, et praegu meil on sees hoopis kõik Narva karjääri loa muutmise taotlus. Nii et ühesõnaga lihtsalt öeldes, et tegelikult Keskkonnaamet ei ole veel selle Narva karjääri sulgemise teemaga üldse tegelenud. Mis see loa muutmise taotlus? Seal soovitakse seda pikendada ja see on juba ka pikem menetlus, et varasemalt oli tõenäoliselt... Et see oli juba antud sisse, nagu ma saan aru, enne juba aasta 2020. Ja see on juba varasem menetlus ja see on endiselt veel pooleli, see ei ole lõppenud, aga tõesti uut sellist menetlust, et soovitakse sulgeda, meil tegelikult sees ei ole. Me valmistame hetkel seda taotlust ette, et selles suhtes see ei ole ka ühe päeva töö, aga küsimus oli, kuidas põhimõtteliselt siis sulgemine ja tehised tingimused, et mis see geneeriline protsess on? Tegelikult nagu küsimus, sa võib-olla interpreteerid valesti, küsimus oli ikkagi konkreetse maapõueseaduse punkti kohta, mis räägib sellest, kui ei kaevandata maardlat lõpuni ja see on praegu see kaasus, mida te tahate teha. See, kui on maardla varu ammendatud ja seda hakatakse sulgema ja siis seal Keskkonnaamet seal ütleb, et kas taastame või mis me seda teeme. See on nagu teine menetlus, see on lõpuni kaevandatud karjäärimenetlus. Minu küsimus oli maapõueseadus paragrahv 16.3 kohta ja ega mõnes mõttes ma ütleks, et kui te ei ole selles valguses oma mõtteid hinnanud, siis see on ka vastus, mida te võite öelda, et te ei ole vastu maapõueseaduse paragrahv 16 lõige 3 nagu analüüsi veel teinud. Aga kui te olete teinud, siis et kas teie interpretatsioon on selline, et selle võib vett täis lasta ja ta on ikka selle seaduse punktiga kooskõlas, aitäh? Me täidame kindlasti maapõueseaduse kõiki paragrahvi ja loomulikult see vett täislaskmine on kindlasti mediaalselt kena kirjeldus, aga miskit ei saa välistada. Kui see maa-alal on veel põlevkivi, siis seda annab alati loastada, kui see on tehnoloogiliselt ja majanduslikult põhjendatud. Ja lihtsalt veel, võib-olla ei tasu, ma lihtsalt ütlen, et see on, mina küsin juba loastatud põlevkivi kohta, mille te tahate sinna jätta, rääkides meile juttu majanduslikust ebamõistlikkusest, ka võib-olla diskussioon läheb nagu võib-olla liiga pikaks, aga avakaevandus on kindlasti majanduslikult soodsam kui maa alla minev kaevandus, nii et see on eraldi debatt, aga võib-olla seda praegu ei ava, aga mul on just küsimus see kooskõla ja minu arust, ja siin Keskkonnaametilt ma küsiks ka kommentaari, et kas see on ka Keskkonnaameti pädevuses olev hindamine, kui ei kaevandata maardlat lõpuni ja kas seda jälgite ka teie või see on mõne teise institutsiooni pädevuses, aitäh? Ja et see osa on meie pädevuses, et kui nüüd esitatakse see nägemus, et kuidas siis seda karjääri hakatakse sulgema, et meie jaoks on oluline, et need varud oleks tegelikult jääks ikkagi kättesaadavaks, siis need ongi kõik koosmõjus, eks ju. Et kas sealt saab edaspidi ka veel seda edasi kaevandada, mis ala siis jääb kaevandamata, et seda me ikkagi hindame oma menetluse raames ka ja kas ja kuidas see sulgemine ja korrastamine omavahel siis kokku sobivad. Ma korra veel selline ka tehniline küsimus, et siin oli ka arutelu eelmisel istungil hüpoteetiline, et kui juhul on vaja, et siis uuesti, eks ole, Narva kaevandus avatakse, et praegu, eks ole, valmistatakse ette seda keskkonnaluba muutmist, ehk siis, et Narva kaevandus sulgeda. Ei, praegu on pikendada, sees on pikendamistaatlus juba, nagu ma saan aru, mitu aastat, mille menetlus ei ole lõpuni jõutud, aga praegu, nagu mina kuulsin, et valmistatakse ette, et see on ka nagu pikem protsess, et valmistatakse ette uus taatlus, et nüüd sulgemiseks. Ja minu küsimus on, et kui üks hetk tuleb otsus, et soovitakse ikkagi see avada, uuesti taotleda, eks ole, see kaevandusluba, et mis menetlus siis selline
tähtaeg on või kaua siis menetletakse, et noh, siin on olnud lihtsalt eelmisel istungil arutelu, et sellised menetlused võivad võtta päris pikka aega. Et võib-olla jah, selline. Et kaevandamise loa menetluse tähtaeg on muidu 1 aasta. Et siis oleneb sellest, et kas seal on vaja täiendavalt viia läbi, räägin täiesti üldisest põhimõttest, et läbi viia näiteks keskkonnamõjude hindamine, et siis selle peale tuleks ka üldjuhul arvestada siis 2 aastat, et siis umbes sellise ajaraamiga. Et aga jah, see on see põhiloogika. Ja kui on see sulgemisotsus, mis selles osas, kui pikalt võib see menetlus võtta? See on selline protsess, et kui praegu oletame, eks ole, et tulebki nüüd taotlus, et ettevõte soovib sulgeda, siis algab niimoodi, et tuleb ka siis esitada siis sulgemisprojekt, korrastamisprojekt, Keskkonnaamet peab samamoodi selle korrastamisprojektile andma heakskiidu. Need on 6 kuud on menetlustähtaeg. Ja siis päris elus juba need korrastamistööd tõenäoliselt on väga tegemist suure karjääriga, need tõenäoliselt toimuvad aastaid, et siis ja pärast, kui see tööd on lõpule viidud, siis toimubki see korrastamiseks heakskiitmise otsus. Ja Rain ja siis Priit, Rain Epler. Jaa, see ma kõrvu jäi, et kaevandusloa menetluse tähtaeg üldjuhul on 1 aasta. Ma mäletan, et see võis olla siin aasta või paar tagasi selles koosseisus kindlasti keskkonnakomisjonis ükskord oli selline kohtumine, kus oli Keskkonnaameti, Kliimaministeeriumi esindajad ja siis ka põlevkiviga tegelevate erinevate ettevõtete esindajad ja seal päris pikalt sai põrgatatud seda, kus ma ei mäleta, oli see amet või ministeerium, kes väitis, et ei, me ei ole lõpetanud menetlusi, aga lõpuks tuli välja, et lihtsalt de facto ei menetleta. Ma kas või siin vaatan, et VKG on Seli kaevandusloa taotluse andnud sisse 2018 ja siiamaani ei ole seda menetletud, et võib-olla te avate natuke seda tausta, et kas ühel hetkel toonases Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis ikkagi võeti vastu otsus, et põlevkiviga me ei tegele ja siis see on surnud kuskil ametnike laudadel igasugused need taotlused, et see 1 aasta minu arust on natuke eksitav väljend, mida siin öelda, aitäh. Et tõesti enne 2020 aastat menetleski kaevandamislubasid toonane Keskkonnaministeerium, et selle osas ma ei kommenteeriks, et kui kaua seal toimusid Keskkonnaametis need menetlusajad keskmiselt kaevandamislubade puhul on tõesti üldjuhul on ta üle aasta, aga sinna tulebki arvestada seda, et kui käib keskkonnamõjude hindamine, siis see menetlusaeg peatub, ehk see on lisaks siis. Ehk siis jah, et kui me räägime menetlusajast ja arvame, et selle ajaga tehakse ka keskkonnamõju hindamine, siis tegelikult ei tehta. Et tegelikult, kui me arvestame esimesest taotlusest ja sellega, et suurte menetluste puhul alati tehakse keskkonnamõju hindamine, siis me tõenäoliselt räägime keskmiselt 2-3 aastast. Et olenevalt siis ka menetlusest ja mis on maapõue menetlustes hästi sage, on ka kohtuvaidlused, et siis võibki mõnikord olla olukord, et tundub, et on 10 aastat menetletud, tegelikult seal taustal võib olla mõni kohtuvaidlus, on ka olnud ka sellised olukordi, kus on näiteks looduskaitseala moodustamise ettepanek, vahepeal jälle menetlus seisab ja siis lõpuks vaatamegi, et tegelikult on võib-olla isegi lausa 10 aastat asi tegelikult menetluses olnud või menetlusaeg on olnud, ta ei ole päriselt menetluses olnud, et seal võib olla tõesti selliseid olukordi. Priit Sibul. Aitäh. Küsimus ka teile. Ma saan aru, et mida tähendab korrastamine, karjäärile korrastamine, kui sealt on varud välja kaevatud. Aga kui me räägime teoreetilisest juhtumist, eks, mis on Narva kaevanduse puhul, kus jääb varusse mingi 30 miljonit, eks, ja ma saan aru, et teil on sees ajaline pikendamine, et mis kaalutlustel valusel, ja mul on küsimus, kas siis Keskkonnaamet ongi see, kes seda riigi heaperemehelikku rolli täidab või on see
siis omanik, ministeerium, et kes seda nagu üldse jälgib, et noh, mitmetel ettevõtetel on mitmed kaevandusload, eks, et need ühelt poolt ütleb, et ma ei tea, siit nüüd muutus ebaefektiivseks selle varu välja kaevandamine, et ma teen sealt, kus efektiivne on ja palun nagu luba järgmisest karjäärist, et las see, mis on kallis, jääb, et kes seda nagu riigis jälgib, et olgu ta siis riigiettevõte või keegi teine, et noh, ma ettevõtjatest saan ju absoluutselt aru, eks ju, et ettevõte peabki majanduslikult seisukohast toimetama, aga kes see riigi seisukohalt neid riigi varade üle nagu seda heaperemehelikku järelevalvet teostab, et ei saa nii olla, et kui me oleme loa välja andnud mingi mahu peale, et kellelgi muutub mingi hetk ebaefektiivseks ja ta läheb nagu järgmisse kaevandusse seda tegema ja seal muutub, siis tahaks nagu järgmises kohas seda teha, et kes seda nagu kogu pilku hoiab, kas see on Keskkonnaamet või keegi mingi muu institutsioon, aitäh. Ja noh, siis nii-öelda ka konkreetselt see nagu, mis te alguses ütlesite, eks, et see ala nii-öelda, ma ei tea, kas siis haljastamine või korrastamine, et mida see sellisel puhul tähendab, kui me tegelikult noh, ütleme, varu jääb alles, eks ju, kaevandusse, aitäh. Ma alustan tagantpoolt vastamisega seoses selle Narva karjääriga, et ma tõesti seda 2005. aasta projekti ei ole lugenud, nii et ma tegelikult praegu ei julge öelda, mis see algne plaan oli, aga kui hüpoteetiliselt, kui me näiteks mõtleme, et see korrastamine, et need varud näiteks on kuskil allpool ja tahetakse sinna veekogu panna, et need varud jäävad sinna alla, siis iseenesest see ei ole hea mõte, eks ju. Samas, kui on nagu suur ala ja varud jäävad kuskile kõrvale, eks ju, siis see on täiesti aktsepteeritav. Et noh, ma ütlengi, et seda sisu me hindamegi siis sellel hetkel, kui see taotlus tuleb ja vaatame, mis olukord seal on, mida soovitakse, kuhu need varud jäävad või mitte. Aga see esimene küsimus seoses nagu tervikpildiga, no iseenesest konkreetse loa menetluse raames on see ikkagi meie töö hinnata, et kui näiteks ongi mingisugune karjäär, mida soovitakse siis justkui korrastada, aga seal need varud on all ja sinna peale tahetakse äkki midagi teha, siis me seda tõenäoliselt ei luba, et siis see karjäär jääbki siis avatuks tõenäoliselt, kuni siis võib-olla tuleb uus kaevandaja. Aga mul läks mõte sassi, et kuidas see oli, et kas keegi... Ja kui äriliselt ei tasu, et ma olen järgmist luba taotlema ja varud jäävad alles seal, et kes seda nii-öelda pilku nii-öelda või seda rolli jälgib? Et ma saan aru, see on nagu omanik või nagu riigivara nagu kontroll. Kindlasti meie hindame, aga ma ei tea, kas sellist tervikpilti, noh jah, et eks see tervikpilt tulebki nendest üksikutest ainult kokku. Ja ma korra, me tuleme veel teatud küsimuste juurde tagasi, aga ma tulekski nüüd tagasi selle uus Kiviõli nüüd selle, eks ole, nagu nimetatakse selle keskkonnaloa muutmise küsimuse juurde, et võib-olla Keskkonnaamet saaks nüüd omalt poolt kommenteerida, et millal see, eks ole, taotlus tuli sisse, noh just nimelt, et muuta, eks ole, keskkonnaluba, et see osa läheks nüüd VKG-le, et millal võib-olla tuli see esmakordselt see taotlus sisse, et kaua seda menetleti, et võib-olla sellest ka. Ja seoses nüüd selle uus Kiviõli loaga, mis ennem kuulus VKG-le, et Keskkonnaametile tuli taotlus, noh, tegemist ongi siis ümberregistreerimise taotlusega ja ühisavaldusega tulid siis VKG ja Enefit, et see loa omanik siis ära muuta. Ja see tuli meile siis 31. oktoober 2025 ja meie tegime selle muudatuse siis 7. novembril 2025. Ja selle ümberregistreerimise osas siis keeldumise aluseid ei leidnud, keeldumise alused ongi sellised näiteks, et kui ettevõte on siis näiteks eelnevalt siis olnud mitte karistatud, aga kui on näiteks valeandmeid esitanud, et siis me ei tohiks anda, need on sellised formaalsed tingimused, et sellised keeldumise alused ei esinenud ja siis me tavapärast vormistamegi üsna kiirelt selle teisele isikule üle. Ja nii ka seekord. Et see, nagu mina saan aru, et ümberregistreerimine on tavaliselt ongi kiire protsess. Jah, just. Nüüd on veel teine küsimus, et see kaevemahtude suurendamine, et kuidas selles osas see protsess? Selles osas oli täiesti eraldi menetlus,
et Uuskivi oli siis, need oli siis aastaste mahtude suurendamine, eks ju, kui ennem oli seal, kui ma ei eksi, kas 4000 või 4 miljonit, siis nüüd sooviti 10 miljonile tõsta ja see toimuski siis ka selle mõttes pika menetlusega, et seal viidi ka läbi keskkonnamõju hindamine ja see oli siis täiesti eraldiseisev menetlus. Aga millal see menetlus algas? Toimus, jah? Aha, need kuupäevad. No, võib tegelikult öelda, et mis kas mis aasta või mis kuu, umbes niimoodi. See toimus seal samas kandis, aga ma ütlen kohe, ma otsin need kuupäevad. Et võib-olla saaks selle välja otsida, kui muidugi Enefit Industry võib öelda, et mina sain aru, et see oli vist 6 miljonit oli endine maht, mitte 4. Et see oli see, mis kõlas nagu eelmisel istungil. Aga võib-olla jah, Keskkonnaametil on täpsemalt ikkagi. Lihtsalt täpsustan selle ühe küsimuse, et selle aastamäära viimane muudatus oli mälu järgi jaanuar 26, et selle leiab avalikust registrist üles. See on mälu järgi praegu. See aastane maht on see? Niimoodi aastamäär, mis siis ministri määrusega määratakse. Et selle leiab Kliimaministeeriumi kodulehel avalikust registrist. Jaanuar 26, ma jään täpse kuupäeva võlgu. See oli ikkagi 4 miljonit 10 miljoni peale. Ja 491 on... ikkagi see oli siis Enefit. Või täna kohe ütlen, see oli Enefiti luba. Nüüd on VKG, eks ju. Ikkagi see sama luba, mis üle läks. Oota, kas saab siis uuesti, et ma saan aru, et oli 4 miljonit oli Enefit Industrial ja siis taotleti selle mahu tõstmist 10 miljoni peale. Ja millal see taotlus siis esitati? Sest lihtsalt, kui ma vaatan, eks ole, seda teist keskkonnaluba, et see, mis 7. november, et seal on juba 10 miljonit sees. Ja see muudatus tehti, kas ta on nüüd koetan? Siin on veel 4. 25. september 2025 oli veel 4 ja siis 26 september, siis ma arvan, et siin muudati. 26 september on 10 jah, ehk siis, et muudatus oli 26 september 2025 on see uus. Et millal siis anti sisse? See taotlus anti sisse kohe ütlen. Nii, seal viidi läbi ka keskkonnamõjude hindamine, nagu kohe ütlen, siis millal see kogu menetlus algas. Muuta. Et võib-olla, kui praegu saab öelda ligikaudu see, mis kuu see oli? See oli juba, muutmine taotlus oli juba 2019. Kliimaministeeriumile oli esitatud ja Keskkonnaamet võttis selle üle 16. jaanuar 2020. Kogu see menetluskäik on muidu kirjas ka. Nii et siis, nagu ma saan aru, et 2019 oli esitatud taotlus Enefiti poolt, et mahud tõsta 4 miljonilt 10 miljonile. Saame ma õigesti aru? Jah, see on see aastane maht, eks ju. 2019 oli ja ma saan aru, et see oli siis nüüd aastaid menetluses ja otsus tuli nüüd
25 september, 24-25 september, et seal vist selle kuupäeva, 25 september 2025. Ja siis 31 oktoober anti sisse see taotlus registreerida ümber kaevandusõigused, juba selle 10 miljoni mahu suurused Enefitilt eraettevõttele VKG-le. Aga kuidas ikkagi nagu juhtus niimoodi, et nii kaua siis seda menetleti, alates aastast 2019 kuskile ei jõudnud, aga kuidas, et just 25. september 2025 otsus sündis, et mis siis enne seda oli? Seal kindlasti viidi läbi keskkonnamõju hindamine, et miks ta nii kaua oli, ja kui ma praegu peast rohkem ei julge öelda, et pean dokumentidega tutvuma, et siis saan selgitada, mis seal on. Aga kas tavaliselt on ühed ja samad nagu ametnikud, kes tegelevad selle keskkonnaloa väljastamisega või arvestades, et need aastaid on olnud päris palju vahel, et kas siis olid nagu erinevad inimesed, kes olid selle otsustamise juures, eks ole? Ja, siin on tõesti vahetunud nii menetlejad kui ka juhatajad, kes neid otsuseid siis allkirjastavad. Et nüüd ma tahaksin tuua välja, et Eesti Energia juhi Andrus Tureiko tsitaadi, kus ta siis Vikerraadios rääkis kogu sellest protsessist. Ja siin ta tõi sellise asja välja, et üks põhjus, miks, eks ole, oli vaja see kaeveõigus müüa, oli ka seetõttu, et nii-öelda need kaevemahud olid niivõrd väiksed, et mõlemad ettevõtted, ehk siis Enefit ja VKG, mõlemad ei mahtunud põhimõtteliselt sinna ära. Ja selline tsitaat. Põhiline probleem selle juures oli see, et aastane kaevemaht oli 6 miljonit tonni. See tähendab seda, et seal kahele ei jätku. VKG vajab 5 miljonit tonni, Eesti Energia vajab 5 miljonit tonni. 4 aastat tagasi me tegime taotluse tõsta seda aastast kaevemahtu. 4 aastat on seda menetletud ja see ei jõudnud kuhugi. Aga tuleb välja, see intervjuu oli antud 16. aprill 2026, ehk siis nüüd vähem kui 6 aega tagasi. Ehk siis tegelikult ju jõuti. Otsus oli, et Eesti Energia sai siis oma tahtmise, Enefit sai oma tahtmise 25. septembril 2025. Kaevemahud tõsteti 10 miljonini. Ja siis, eks ole, tehti ka see otsus, et müüdi siis juba selle suurema mahuga see kaeveõigus VKG-le. Et võib-olla oleks võimalik nagu kommenteerida, et kus siin see nagu tekib vastuolu? Ma kommenteerin ühte faktipunkti, et 10 miljonit tonni on tingimuslik number. Ehk siis nii kaua, kui on avatud Estonia kaevandus, on võimalik kaevandada 4 miljonit tonni. Et see on selle numbri taga. Seega puht majanduslikult midagi muutud. Aga lihtsalt siin, et see kommentaar, et seda nagu menetleti 4 aastat ja ei jõutud kuhugi, et kuidas siis sellest nagu aru saada, et mina ikkagi saan aru, et ikkagi see menetlus jõudis kuskile, et ikkagi see kaevemaht tõusis. Enefiti jaoks kaevemaht Uus-Kiviõlis tol hetkel jäi 4 miljonit tonni, kuna Estonia kaevandus on avatud. Ja kohe ma annan edasi, aga enne juba oli Irja. Palun. Aitäh, et mina eelmine kord ei saanud siin koosolekul olla ja nüüd olen ma siin olnud juba üle tunni aja ja ma üldse ei saa pihta, mida me arutame, et kas saaks uuesti kuidagi defineerida, et ei, ma ei taha seda. Oota, kas ma saan äkki ma saaks lause ära lõpetada, et kas me saaks defineerida selle fookus, et ega me kogu seda põlevkivi asja ju siin täna ära ei aruta, et mis on see tänase istungi fookus, et millele me vastust tahame saada, siin on meil eksperdid kohal, et mis on need küsimused, millele me vastuseid tahame saada,
poole tunni pärast, et meil on ka vastused olemas, et minu meelest meil fookus vajub kohutavalt ära ja mina ei saa aru, mida me praegu arutame. Üks küsimus viib loomulikult teisele küsimusele, aga seda, mis oli see esimene küsimus, see nagu ei ole mulle selgeks saanud, et äkki Anastasia, sa saad nagu uuesti ütelda, et mis see probleem on ja millele me siis poole tunni pärast ilmselt mingid vastused oleme saanud. Ja, aitäh ja Irja, et tõesti, et juba eelmisel istungil oli väga palju arutatud seda teemat ja mõtlen, et meil oleks palju lihtsam saada vastused küsimusel, kui meil oleks ligipääs ka dokumentidele, et siis võib-olla üldse ei oleks vaja ka istungit korraldada, et me oleksime juba kõik näinud nendes vastavates dokumentides, ei oleks ka täiendavaid küsimusi olnud, et on mingi põhjus, miks meile dokumente ei soovita väljastada ja palju lihtsam oleks ka küsimusi saada, kui Eesti Energia nõukogu esindajad oleksid täna kohal, oleksid Kliimaministeeriumi esindajad, Rahandusministeeriumi esindajad, rääkimata ministritest. Et selles osas ma tegelikult isegi avaldan tunnustust, et Eesti 200 ministrid käivad kohal, et Reformierakonna ministrid ei julge siin komisjoni istungil käia, aga kogu see teema, et me ei räägi kogu põlevkivisektorist, et see ei ole ka meie hinnata, et ma saan aru, et see võib-olla laiem energeetika küsimus on täna siin kõrval komisjonis, aga meie küsimus on just seoses selle tehinguga, mis puudutab uus Kiviõli kaevandusõiguste müüki, kus siis 2/3 kuulus Eesti Energiale ja üks hetk see kirjutati ümber, müüdi maha VKG-le. Seejuures, eks ole, ametlikult ei teavitatud seda, tänaseks tuleb välja, et ei olnud teavitatud ka ministreid, rahandusministrid, kes on tegelikult esindab Eesti Energiat omanikuna. Täpselt samamoodi ei ole me siiamaani näinud, et kuidas siis tehinguni jõuti, et kuidas analüüsiti, et mis see nagu summa on, et meil tegelikult siiamaani ei ole kindlust, et reaalselt see müüdi maha 15 miljoniga. Mitte keegi ei ole näinud mitte ühtegi dokumenti selles osas ja millele me siiamaani ikkagi ei saa vastust, et kes siis on vastutajad, kuidas sellised otsused sünnivad, et nagu me teame, et nüüd ministeeriumid on ennast taandanud. Nüüd me püüamegi aru saada, et kuidas siis riigiettevõte ise selliste otsusteni jõuab, kuidas on võimalik, et otsus, mis puudutab varustuskindlust, et seejuures seda ei arutata Eleringiga, kes vastutab meil samuti riigiettevõttena varustuskindluse eest. Ja eraldi praegu, millele me oleme keskendunud, on ka see keskkonnaluba. Et minu arvates on väga huvitav, et kuidas on niimoodi, et keskkonnaluba, kus taotleti mahtude suurendamist, oli siis nii kaua menetluses ja täpselt samal ajal, kus siis ka põhimõtteliselt väga lühikese aja jooksul põhimõtteliselt sinna ajaraami, kus toimus ka see loa ümbervormistamine eraettevõttel, umbes samal ajal tuli ka Keskkonnaametilt otsus ka see mahud suurendada, et ma arvan, et need on kõik küsimused. Aga äkki me esitakski need konkreetsed küsimused ja inimesed saavad siis konkreetsetele küsimustele vastata. Et siis ei vaju ka niimoodi ära, et... Jah, aga ma arvan, komisjoni liikmed on olnud väga aktiivsed täna küsimust. Jaa, aga küsimused on tõesti üle välja. Et ma enam aru ei saa, mida me tõesti siin arutame, et kas see 15 miljonit on siis õige või vale, eks ole. Et milles on küsimus? Esiteks me ei tea, kas on üldse 15 miljonit, sest me ei ole seda dokumenti näinud. Esiteks meil oleks küsimus, kas on üldse 15 miljonit. Kas see on õige või vale, see on juba järgmine küsimus. Ja õnneks täna me saime istungil teada, et Riigikontroll on ka võtnud enda tööplaani selle küsimuse analüüsimise ja mina komisjoni esimehena ei hakka piirama seda, kuidas siis komisjoni liikmed oma küsimusi esitavad. Jah, et võib-olla kui komisjoni liige tahab kuidagi laiemalt küsida, et minu pädevuses ei ole kuidagi piirata Riigikogu liikmete vaba mandaati. Jah, palun, Rain Epler. Ja, et ma sissejuhatuseks ütlen, et minu arvates, kui Riigikogu liige ei saa aru, millest jutt käib, siis tuleks kasutada, on võimalust siin enne koosolekut kolleegidega koridoris rääkida ja nii edasi.
ennast teemaga kurssi viia, aga ma tuleks tagasi oma selle kriisi stsenaariumide küsimuse juurde, mis tegelikult on antud kontekstis ka oluline. Noh, et kas Eleringil on selline stsenaarium, et välisühendused ei tööta ja gaasi ei ole, ja kui on, kui palju selles stsenaariumis on põlevkivi vaja, ja võib-olla siis saab Lauri selle vastu öelda, et mitmeks aastaks sellise kriisi stsenaariumi puhul praegu Enefitil siis varu on, et elektrit põlevkivist toota. Aitäh! Aitäh, täpsustan korra seda stsenaariumit siis, et kas ma saan õigesti aru, et stsenaarium, millele te viitate, puudub 2 ühendust, elektrilist ühendust Soomega, puuduvad ühendused Lõunasse, Lätiga ja puudub võimalus gaasi hankida. Puuduvad ühendused Soomega gaasi jaoks ja Lätiga samuti gaasiühendus. No ma kõigepealt kommenteeriks, et selline stsenaarium on väga ebatõenäoline ja seetõttu me Eleringi varustuskindluse aruandes eraldi sellist stsenaariumit ei vaata ja see, et kas sellise stsenaarium, mida selline stsenaarium tähendab või milline olukord sellise stsenaariumi kaasa tooks, on raske ette kujutada. Küll aga sellegipoolest saab kommenteerida, et Eesti tänane elektritarbimine on jämedalt 8 teravatt-tundi. Sellest suurusjärgus 3,5 teravatt-tundi toodetakse täna sellistest allikatest, mis ei ole põlevkivi. See tähendab, et kui me räägime sellest 8 teravatt-tunnist, siis 4,5 teravatt-tundi selles stsenaariumis jääks siis põlevkivi tööks. Veel korrates üle, et see on ebatõenäoline stsenaarium, siis Eleringile teadaolevalt selline kaevandusvõimekus ja sellised põlevkivivarud on Eesti Energial olemas. Ja, et ma tulen ka nüüd selle küsimuse juurde tagasi, mis puudutab et ikkagi seda, et kuidas see teavitamine toimub või ei toimu, et teame seda, et meil on, ma ei taha öelda, et see on nagu uus maks, aga tasu, mida nüüd makstakse, eks ole, see varustuskindluse tasu, et mis on lisandunud ka, eks ole, elektriarvetele ja arvestuslikult on see kuskil 60 miljonit eurot aastas, mis siis kogutakse. Ja siis selle eest on siis, oleme siis kindlad, et meil on varustuskindlus olemas. Ja ikkagi, arvestades seda olukorda, et ka maksumaksja, eks ole, panustab sinna oluliselt, et kui ikkagi tehakse niivõrd oluline otsus, mis ikkagi puudutab varustuskindlust, et kui kohane see on, kuidas on see võimalik, et Eesti Energia Enefit ei teavita sellest Eleringi ehk siis ettevõtet, mis vastutab varustuskindluse tagamise eest. Antud tehing ei oma mõju saartalitlusvõime teenuse pakkumisele. Ja seetõttu Eleringina me oma lepingus nõuame piisava põlevkivi varu ja põlevkivi kaevandamise võimekuse olemasolu selle teenuse pakkumiseks. Ja antud juhul uus põlevkivi kaeveõiguse võõrandamine mitte kuidagi seda varustuskindlust ei mõjuta. Nagu ma juba enne ütlesin, siis Eesti Energiale kuuluvad põlevkivi varud on täiesti piisavad Eesti elektrivarustuskindluse tagamiseks. Kuidas te muidu kontrollite või teate, et kas reaalselt varustuskindlus on olemas või ei ole, et kas on see lihtsalt nagu küsimuste vormis, et nagu me enne ju arutasime, et te ütlesite, et te saite teada läbi komisjoni, aga kuidas nagu muidu tavapärases vormis te hoiate seda kindlustunnet? Põlevkivi varude maht on üldiselt avalik informatsioon, küll mitte võib-olla miljoni tonni täpsusega, kuid suures plaanis on see avalik informatsioon ja see on meile teada ka avalikest allikatest. Me
antud saartalitlusvõime teenuse kontekstis me küll muidugi küsime teenusepakkujalt eraldi üle, et kindlasti ja kinnituse, et vajalikud kütusevarud on teenuse pakkumiseks olemas. Mul on küsimus siin Riigikontrollile, et ma ei tea, kas teie plaanite seda ka hinnata, kuidas teie näete, et selles küsimuses, kas peaks olema mingisugune nagu ikkagi suhtlus selline riigiettevõtete vahel või siis isegi kas või pärast tehingut, et võib-olla, aga ka tehingu jooksul, et võib-olla teavitada ja praegu võib-olla mingisugune hinnangu anda või siis te plaanite seda ka küsimust analüüsida oma siis kontrolli käigus? Aitäh, et see, mis varustuskindlust puudutab, siis puhtalt avalike andmete pealt ja ma ei ole selle valdkonna ekspert, et ma saan aru, et kui ma nüüd õigesti mäletan, Eesti Energia saab või Enefiti esindaja saab parandada, et Eesti Energia läheb vaja aastas 5 miljonit tonni põlevkivi, et sellest 1 miljon tonni on elektri jaoks ja 4 miljonit tonni on õli jaoks. Ehk tegelikult siis elektri jaoks on vaja aastas 1 miljon tonni ja tegelikult selles vaates, mis puudutab Estonia kaevandust, siis ma saan aru, et on võimalik 5 miljoni tonni arvestusega kuni aastani 2040 seda põlevkivi piisaval määral sealt võtta. Ehk siis tundub, et 40 aasta perspektiivis vähemalt ei ole varustuskindluse, sealt ei teki siis probleemi. Küsimus on, mis on edasi, siis on viited Narvale. Nii et selle mõttes ma arvan, mis puudutab seda 1 miljonit tonni praeguses situatsioonis, et siis see varu on olemas. Et ma arvan, et lihtsalt puhtalt avaliku informatsiooni pealt, et ma arvan, et lihtsalt minu tõlgendus. Aga küllap saab sinna süvenetud ja ma ei ole ekspert selles küsimuses. Aga Eesti Energia saab parandada või Eesti Energia, kas see on nii või ei ole, et mulle tundub, et antud üle pöidla arvutus on korrektne, mis baseerub reaalsetele numbritele. See 1 miljon tonni ajas väheneb, kuna me räägime jaamadest, mille eluiga on mõnisti 50-60 aastat ja on selge, et õli tootmine ei sõltu uuest kaevandusest, vaid õli tootmine sõltub väga tugevalt Euroopa süsiniku heitmekoodi süsteemist. See on see, mis Eestis otsustab ära, kas mingisugune jaam on turul või mitte. Ja ma arvan, et seda tuleks kõigepealt katusena vaadata ja siis vaadata edasi. Omada põlevkivimäge asjana ei ole mõistlik. Ja, aitäh. Et see oli juba tegelikult eelmisel komisjonil laiemalt, et tõesti, et poliitika võib muutuda, omaniku ootused võivad muutuda, et seal oligi küsimus, et kus siis selline otsustamine või kiire otsustamine nüüd toimus, arvestades, et siiamaani 20 aastat Eesti Energia ikkagi vaidles nende kaevuõiguste pärast ja otsis erinevad kompromisse võimalusi, et siis tekibki küsimus, et kus siis tuli ikkagi üks hetk otsus, et tuleks maha müüa. Ja siin on kõlanud mitu korda meedias, et see on see lihtsalt, millele me saame tugineda, kuna ministrid pole ametlikult vastanud ei Riigikogus ega ka täiskogu istungitel ega ei ole vastanud ka siin meil erikomisjonis, et oli jutt, et ministrid mitu korda küsisid, et miks siis Eesti Energia vaidleb, jätkab vaidlust, et kui mitu korda on ministrid tulnud siis sellise küsimusega või sellise murega pöördunud siis Eesti Energia või Enefit Industry poole. Just sellise vaidluse osas. See on pigem küsimus teile. See on see, mis on igal pool meediast nüüd mitu korda läbi käinud. Kas te võiksite täpsustada küsimust? Ja, et kas ja kui palju on ministrid siis teie poole pöördunud selle murega, väljendanud muret, et Eesti Energia vaidleb erafirma VKG-ga nende kaevuõiguste pärast ja et see olukord tuleks lahendada? Omanik on delegeerinud otsustamise ettevõtte juhatusele, kes siis oma
volituste raames peab läbirääkimisi, kas vaidleb või ei vaidle. See on täiesti tavaline äripraktika ja ma arvan, et omaniku roll ongi läbi omaniku ootuste anda raamistik, aga omaniku roll ei ole sekkuda operatiivärisse. Operatiiväri üle peab kontrolli, ehk siis juhatuse üle peab kontrolli nõukogu. Et see vastus siis on, et ministrid ei ole sellise küsimusega pöördunud või sellise murega pöördunud? Mul on väga raske vastata küsimusi, kuna siin on ministrid pluralis ehk mitmuses. Ja mida konkreetselt siis minister aga no proovime, kas Andrus Tureiko käest? Kas Jürgen Ligi on pöördunud Eesti Energia juhatuse poole või siis Enefit Industry poole küsimusega, et kaua veel vaidlused kaeveõiguste üle kestavad VKG-ga ja kas te lahendate need vaidlused ära? Enefit Industry poole pealt mina ei mäleta, et Enefit Industry on Jürgen Ligiga, minister Ligiga seda teemat kunagi puudutanud. Aga Eesti Energia juhatusega? Eesti Energia juhatus suhtleb ministriga ebareeglipäraselt. Võimalik, et toimuvad suhtlused nõukogu ja ministri vahel, sinna meie ei saa sekkuda. Ja mul on väga raske vastata küsimusele, kuna aktiivne mälu ei too mulle ette, et ma olen olnud vestluses, kus siis minister on seda teemat tõstatanud. Aga ma saan aru, et te siis ei välista. Et selline küsimus. Ma ise aktiivses vestluses ei ole osalenud ministriga, seega siin ei olegi muud tõlgendust. Aga võib-olla veel see küsimus, et arvestades nüüd, kui palju me oleme nüüd ka rääkinud, et me ei näe, eks ole, neid dokumente, et me loodame, et Riigikontroll saab neid näha, et me muidugi ise ka ootame ka Riigikontrolli järeldusi, mida me loodame, et Riigikontroll saab ka pärast tulla meie istungile ka tutvustada, aga kuna nüüd see küsimus 15 miljoni kohta, et see on olnud nüüd avalik info, et see ei ole enam, eks ole, ärisaladus. Et kas siis see variant on ka võimalik, et näiteks esitatakse Riigikogu komisjonile, eks ole, see leping, kus kaetakse muud osad kinni, jäetakse siis see tehingu hind näha. Ma ei mõistnud teie küsimust, kas te soovite musta lepingut ja üks valge väli või kuidas? No mina saan aru, et praegu meie vaidlus on täna selles, et justkui erikomisjonil ei ole õigust lepingut näha. Et Riigikogu või ei usaldata Riigikogu ärisaladuse kaitse. Kuna, nagu mina saan aru, et see osa, mis puudutab nüüd hinda 15 miljonit, see enam ei ole ärisaladus, kuna see käis läbi. Kas on võimalik siis näidata seda lepingut, kus on näha ka seda 15 miljonit? Ma lihtsalt praegu ei oska nagu muud varianti pakkuda, arvestades, et ma näen, et me ei jõua mitte kuidagi selle konsensuseni, et meil oleks võimalik kogu seda lepingut näha. Aga näiteks kuna, nagu ma ütlesin, et meil ei ole siiamaani tegelikult kindlust, et kas see 15 miljonit, see mis kõlas, et see on päriselt nii, et vähemalt selles osas me saaksime kindluse. Ma kordan üle, et ilma eraldi saladuse hoidmise kohustuse lepinguta komisjoni liikmete vahel ei ole võimalik seda infot edastada. Aga miks ei ole võimalik ka seda 15 miljonit näha, kui see info oli ametlik avalikult juba välja öeldud? Et miks ainult seda ei ole võimalik näha, et kõik muu osa võib kinni katta. Et tõesti, et selles osas me ei ole leidnud konsensust, aga see hind, see on avalikest allikatest läbi käinud. Mul on hoopis ettepanek, et kuna Riigikontroll saab need materjalid, siis võiks Riigikontroll öelda, et see number on seal sees. Võib-olla.
aga kõige lihtsam, kuna mulle tundub väga ebamõistlik lepingus kõik mustaks teha ja jätta üks valge auk, kus on 15 miljonit. et kas kui pikk see leping on? Vastuse võlgu. Et lihtsalt, et ma nagu ei näe põhjust, et miks peaks nüüd ka seda osa varjama, arvestades, et see on juba avalik olnud, et noh, see nagu juba natukene minu arust läheb ka üle vulli, et ma ütlen, et ma juba lähengi seda teed pidi, et okei, et kui on ärisaladus, te näete, et komisjoni liikmed ei ole suutelised seda ärisaladust kaitsta, et ma saan aru, et eraettevõttel on see kahtlus, aga siis me vähemalt saame kindluse, et see hind, see 15 miljonit, mis on avalikes allikates olnud, vähemalt selles osas ei ole nagu olnud võib-olla mingit väärinfot esitatud. Et ma absoluutselt ei näe mitte mingit põhjust, miks ei saa seda esitada. Et see oli küsimus. Ma arvan, et me kõik usaldame erikomisjoni liikmeid ja siin ei ole küsimuski. Küsimus on selles, et äritava ja me kaitseme siin ka VKG huvi, kes on meie lepingupartner. See on õigustatud huvi ja ma pakkusin välja, et teeme salashoidmislepingu, mis ei tohiks olla keeruline komisjoni liikmetele. Kui see tavapraktika sobib, mis tegelikult ei võiks ka uus olla, siis ma ei näe, miks me ei või suletusega seda teha. Ja, et ma kindlasti välja pakkunud. Ja ma küsin seda komisjoni liikmete käest, et kes ja kas on üldse valmis, eks ole, sellise lepingu sõlmimiseks, et kus inimesed, kes soovivad, et me seda siis arutame, aga eks see on nüüd ka üleüldse, saab olema ka laiem. Elus palju konfidentsiaalsus lepingut alla kirjutada. Ja, et aga see on üleüldse nagu laiem küsimus, mida ma arvan, et Riigikogu peab ka ise lahendama, et kuidas siis tagada võib-olla kuidagi kas kindlus või usaldus kõikidele osapooltele, arvestades erinevaid dokumente, aga muidugi ikkagi jätkuvalt loodab komisjon ikkagi saada need dokumente, asju, mis puudutavad riigi ettevõtet ja erinevad tehingud, aga jah, selles osas me siis tegelikult jätkame komisjoni arutelu, et kui praegu sobiks, ma hetkel lõpetaks selle küsimuse arutelu, et me liigume meie järgmiste küsimuste juurde, mis on tegelikult juba kinnises vormis, et et kas, vabandust? Ma võib-olla kohe ütleksin ennem ja õhku, et mis selle menetlusega toimus seal vahepeal 5 aastat, et ma ütleksin võib-olla need kuupäevad, et te saate siis endale kirja panna, et tõesti, nii nagu ma ütlesin, et siis toimus keskkonnamõju hindamine, see protsess ja see toimus alates siis 9. aprillist 2021 kuni 22. jaanuar 2025, ehk siis aruanne tunnistati nõuetele vastavaks 22. jaanuar 2025 ja siis sama aasta septembris me selle loa andsime. Et korra veel kord 2019, eks ole, esitati ja 21 algas keskkonnamõju hindamine. Jaa, sest seal see, mis vahepeal toimus, eks ole, vahepeal tuli see menetlus Keskkonnaameti lauale ja ma vaatan, et viimane ehk siis see nõuetekohane taotlus esitati meile, et eks seal toimus siis see taotluse nõuetekohasuseks saamine. See viimane taotlus esitati meile 8. jaanuar 2021 ja siis kohe sama aasta jaanuaris me tegime 28. jaanuar, siis otsustasime algatada keskkonnamõju hindamise. See tuleb ka avalikustada ja siis see ametlik algatamine toimus siis aprillis 2021. Ja korra ka teistele külalistele, et äkki mingi kommentaar või asi, mis jäi õhku, mida soovisite veel lisada? Lauri Karp, palun. Ma
tegelikult tulen tagasi selle algpunkti juurde, et me täna arutame kaasust, mille nii-öelda taust Ida-Virumaa jaoks on hästi oluline, et me kindlasti ei soovi, et antud komisjonist jääb mulje, nagu oleks komisjon põlevkivitööstuse vastane ja siin seaks töökohti Ida-Virumaal ohtu. See tehing on kasulik Ida-Virumaale ja mida efektiivsem on põlevkivitööstus, mida konkurentsivõimelisem see on, seda kindlamini tunnevad ida-virumaalased siin mitte ainult see aasta, vaid ka edastel aastatel. Seega meie pühendumus selle regioonil on jätkuvalt tugev ja midagi muud ei saa siit tuletada. See oli ainult kommentaar. Ja aitäh, et ma loodan, et meil ei ole siin komisjonis põlevkivi vastaseid, aga küll komisjon tegeleb selle küsimusega, et mis põhjusel riigiettevõte siis üks hetk loovutab 30 aasta põlevkivivarud ja kuidas need otsused kujunevad ja miks siis riigiettevõte võiks olla see, kes tegeleb põlevkivitööstusega, et absoluutselt mitte midagi me ei heida ette eraettevõtetele ja väga tubli eraettevõte, kes on arendanud aastaid põlevkivitööstus, küll aga on küsimus riigiettevõtte otsustes ja omaniku võib-olla järelevalves, omaniku suunistes või nende puudumistes. Et see on see, millega erikomisjon tegeleb. Aga aitäh, et mul oleks palve, et nüüd lähme kinnise istungiga edasi.